Nii Kristina Kallas kui ka Kristen Michal tegelikult toetavad tasulist kõrgharidust. Meil on viimase 10 aasta jooksul kehtinud süsteem, kus täiskoormusel eestikeelsel õppekaval õppiv tudeng maksma ei pea. Nüüd aastate jooksul on tehtud vähemalt 3 ettepanekut, mille sotsiaaldemokraadid on kõik laualt maha võtnud. Esimene neist puudutab täiendavate ingliskeelsete õppekavade avamist, kuna ingliskeelsetel õppekavadel on võimalik võtta raha. Ja ülikoolid loomulikult seda tahaksid, aga selle tulemus saab olema see, et eestikeelseid õppekavasid hakatakse kokku tõmbama. Väga lihtsal põhjusel, et nad on ülikoolile kahjumlikumad kui ingliskeelne õppekava ja loomulikult eestikeelse kõrghariduse seisukohast sellist ettepanekut kuidagi toetada ei saa. Teine ettepanek on puudutanud siis sellise madalal tasemel universaalse õppemaksu kehtestamist, räägitud on näiteks 500 eurost, mis siis kehtiks kõikidele tudengitele. Ja kolmanda ettepanekuna on kõlanud siis võimalus selline korralik õppetasu umbes 3000–5000 eurot kehtestada siis nii-öelda populaarsetele erialadele, milleks on siis juura, majandus, IT ja mõned muud. Sotsiaaldemokraadid pole neist ühtegi toetanud, lähtudes sellest, et tegelikult ligipääs kõikidele haridustasemetele, aga sealhulgas ka kõrgharidusele ei ole ainult selle inimese enda huvides, vaid on kogu ühiskonna huvides. Me tahame, et ka kõige vaesema pere laps saaks parimat võimalikku haridust.